maokirja ja selle kirja nimetus tuleb sõnast magu, mitte sõnast madu. Et see on selline tore kiri, kus kasutatakse küll 2 värvi lõnga, aga korraga kootakse ainult ühega. Alustame siis sellega nii, et pärast loomist oleme siia kudunud ühe rea parempidi ja ühe ringi siis pahempidi. Ja nüüd võtame värvilise lõnga, paneme selle lambapruuni lõnga siia endale lihtsalt rippu ja järgmised 4 ringi koome siis lambapruuniga. Aga kudumise töökäik on selline huvitav, et 2 esimest silmust me siin ei koo, nii nagu meil mustris on, 2 silmust tõstame lihtsalt teisele vardale. Nüüd 4 silmust koome järjest parempidi selle pruuni lõngaga. Jällegi 2 silmust tõstan vardale nii, et see pruun lõng jääb siia töö taha. Ja 4 silmust koon parempidi pruuniga. Nüüd uut varrast alustades jätkub kõik samamoodi. Ma võin need 2 silmust ka korraga tõsta, kui mu varras siia sisse ilusti mahub. Ehk siis 2 silmust tõstan kudumata, pruun lõng jääb siia töö taha. Ja 4 silmust koon pruuniga. Jälle 2 tõstan ja 4 koon. Nüüd uut ringi alustades ma jällegi tõstan siis need juba tõstetud silmused, valged silmused kudumata ja pruunid silmused koon parempidi. Nüüd võib tekkida hämmastus, et kuidas mul see kude edasi läheb, kui ma 2 silmust siin vahel üldse ei koo. Aga see annabki maokirjale tema iseloomu ja tõesti 4 ringi tuleks siis kududa niiviisi, et kootakse ainult neid pruune ja valgeid silmuseid tõstetakse kudumata. Nüüd on meil 4 ringi siis selle pruuni lõngaga kootud ja need valged silmused niiviisi sikutavad siit. Aga see on täiesti normaalne. Edasi võtame nüüd kudumiseks valge lõnga ja koome ühe ringi parempidi. Kõik silmused valgega parempidi. Kui nüüd terve ring on parempidi kootud, siis tõstame lõnga töö ette ja koome ühe ringi pahempidi. Ehk siis siia tekib üks ripsi ring. Üks ring siis parempidi valgega, teine ring pahempidi valgega. Nüüd, kui see pahempidine ring on meil kootud, võtame uuesti pruuni lõnga. Ja need maokirja sellised täpikesed jäävad maleruuduna, et me alustame nüüd mitte ületõstmisega, vaid pruuni lõngaga. Koome siis kolm pruuni lõngaga ja tõstame 2 silmust üle. Nüüd koome 4 pruuni ja 2 üle. Ja meil jääb siia 1 pruun. Nii. Jälle 3 pruuni rea algusesse ja 2 üle. 4 pruuni ja 2 üle. Nii et samamoodi koome nüüd 4 ringi ainult pruuniga, tõstes jälle neid õigetel kohtadel neid silmuseid, mis jäävad meil siis nagu valgena. Nüüd, kui 4 ringi on pruuni lõngaga kootud, siis on uuesti valge lõnga kord. Ja valge lõngaga tuleb siis taas kududa esmalt 1 ring parempidi ja siis 1 ring pahempidi. Samamoodi nüüd kudet jätkates, et ületõstetud silmused jääksid täpselt nendesse pruuni osa keskkohtadesse, tekib siis selline tore kärjeline pind ja seda maokirja on siis kasutatud nii kinnaste labaosa kui randmeosa kudumiseks.